Sõdur kõnnib ettevaatlikult üle avatud maa-ala. Ta kuuleb seda enne, kui näeb vaenlase drooni iseloomulikku suminat. Ta vaatab üles ja märkab mehitamata õhusõidukit enda poole liikumas. Ta ei tea veel, et see pole lihtsalt tavaline droon, vaid tipptasemel tapjarobot, millel on arenenud aju, mis võimaldab tal sõduri näole sõna otseses mõttes lukustuda. Ta tulistab mõned lasud oma automaadist drooni suunas, kuid see on kõik asjata. Tema saatus on juba otsustatud. Mõne sekundi jooksul liigub droon tapmiseks lähemale ja tulistab suure kiirusega mürsu otse sõduri pähe. Ta on surnud juba enne, kui tema keha maad puudutab. See kõlab nagu stseen mingist ulmeõudusfilmist, kuid tegelikult on see karm uus reaalsus, millega Vene sõdurid Ukraina rindel silmitsi seisavad. Nad arvasid, et see on tavaline konflikt. Nad ootasid, et nende ees seisavad tavalised Ukraina sõdurid, vaprad ja distsiplineeritud, kuid siiski lihast ja luust. Selle asemel kohtavad Kremli väed üha enam vastaseid, kes on tehtud terasest, alumiiniumist ja süsinikkiust tugevdatud polümeeridest ning kellel on piisavalt tulejõudu, et nende elu hetkega lõpetada. Surmavad tapamasinad, mis ei vaja söömist ega und ning ei peatu kunagi oma halastamatus jahis iga vaenlase sõduri vastu, kes nende sihikul on. Mõistetavalt külvab see uus areng tõelist hirmu ja paanikat nii Kremli vägede kui ka isegi kõige karastunumate sõjablogijate südamesse ja mõtetesse. Näiteks Telegrami konto Two Majors, mis on pikaajaline ja suhteliselt tuntud Vene Z-blogija konto, kirjutas hiljuti. Lahinguväli muutub järk-järgult masinate ökosüsteemiks, kus inimesed ei ole enam niivõrd osalejad, vaid pigem tuvastamise objektid. Kõik liigub selles suunas, et inimesed saavad mõnede tehisintellektide jaoks jahipidamise objektideks, samal ajal kui teised tehisintellektid püüavad neid kütide eest kaitsta. See oli vastus viiruslikule videole, mis ilmus mai keskpaigas ja levis kiiresti sotsiaalmeedias, näidates, kuidas mahajäänud Vene sõdur tapeti jõhkralt näo jälgimisega tapjaroboti drooni abil. Kuigi Ukraina väed pole ametlikult avaldanud selle konkreetse drooni täpseid tehnilisi andmeid ega võimekust, on eksperdid ja analüütikud olnud hõivatud kaadrite analüüsimisega ning neid avatud allikate teabega võrdlemisega, et lüngad täita. Siin on, mida nad teada said. Tavaliselt on esimese isiku vaatega ehk FPV droonid varustatud soomust läbistavate kumulatiivlaengutega. Täpsemalt öeldes kasutatakse tavaliselt ümberehitatud rakettgranaate ehk RPG-sid või killupeaga laenguid, mis on mõeldud plahvatama kokkupõrkel ja tekitama suurt kahju kõigele läheduses olevale. Selliseid ründedroone on Ukraina korduvalt kasutanud kõigi vastu, alates Vene rinderünnakrühmadest kuni jalaväe lahingumasinate ja vaenlase taristuni. Viiruslikus videos jäädvustatud droon oli aga üsna erinev. See ei põrganud kokku sõduriga ega kukkunud tema kõrvale maapinnale enne plahvatamist. Selle asemel näis see end positsioneerivad teatud kaugusele, kus juures eksperdid hindasid, et see oli oma ohvrist umbes 20 meetri ehk 65 jala kaugusel, kui ta oma lõhkepea õhku lasi. Video näitab seejärel selget suitsurada, mis viib plahvatuse kohast, droonist kuni tabamiskohani, sõdurini. Terase pilguga eksperdid said kiiresti aru, et tegemist oli tõenäoliselt plahvatuse jõul vormitud läbistajaga ehk EFP-ga. Tavalised vormlaengud kasutavad koonusekujulisi metallvoodreid, mis plahvatuse hetkel kokku vajuvad, moodustades õhukesi, piklikke ja osaliselt sulanud jugasid, mis suudavad läbistada isegi suhteliselt paksu soomust, tekitades sageli sihtmärki kitsaid, kuid sügavaid auke. EFP-d kasutavad aga raskemaid kausikujulisi voodreid, mis plahvatuse hetkel moodustavad tihedaid tahkeid mürske, peaaegu nagu suure kiirusega aerodünaamilised kuulid. Ja see pole ainult funktsionaalsuse erinevus, vaid ka võimekuse erinevus. Näiteks on EFP-d tavaliselt palju tõhusamad kaugemal, kuid ei ole nii tõhusad soomuse läbistamisel. Tavalistel laengutel on parem läbistusvõime, kuid maksimaalse kahju tekitamiseks tuleb need lõhata otse sihtmärgi kõrval. Nendel põhjustel kasutatakse tavalisi laenguid sageli otsese tabamusega tankitõrjerelvadena, mis purustavad tankide ja jalaväe lahingumasinate paksu soomuse. Samal ajal kasutatakse EFP-sid pehmemate sihtmärkide vastu või tulistatakse neid ülalt poolt vaenlase sõidukite pihta, et tabada nende tavaliselt nõrgemaid ja õhemaid üraosasid. Näiteks Ukrainas on Kiievi väed tuntud selle poolest, et nad on edukalt kasutanud Bofors boonust, 155 mm juhitavat suurtükiväe kobarmoona, mille on ühiselt välja töötanud Rootsi Bofors ja Prantsusmaa Next Era. See tulistaja unusta tüüpi tankitõrjemoon tulistatakse välja nagu tavaline mürsk kuni 35 kilomeetri ehk 21,7 miili kaugusele. Kuid kui see jõuab sihtpiirkonda, vabastab see 2 autonoomset sensoritega varustatud laengut, mis suudavad iseseisvalt skaneerida, tuvastada ja hävitada soomusmasinaid ülalt poolt. Igal neist allmoonadest on oma väikesed tiivad, mis võimaldavad neil õhus pöörlema hakata ja aeglaselt sihtmärkide poole laskuda, kasutades samal ajal infrapunaandureid ja liidertehnoloogiat maapinna skaneerimiseks.
Kui nad märkavad kahtlustatavat sihtmärki, võrdlevad nad selle kuju ja suurust oma eelprogrammeeritud andmebaasidega, et seda kinnitada. Kui see protsess on lõpule viidud, lastakse alla EFP lõhkepea, mis tavaliselt tungib läbi Vene tankide ja jalaväe lahingumasinate ülemise õhukese soomuse. Täpsed, mitmekülgsed ja kohanemisvõimelised, need peaaegu imepärased lahingumoonatüübid on aastate jooksul oma väärtust enam kui tõestanud, aidates Ukraina kaitseväel hävitada isegi kõige vastupidavamaid tanke, nagu Venemaa T-90M. Kujutage nüüd ette, kui Ukraina saaks kasutada sama surmavat tehnoloogiat ja integreerida selle drooni sisse. Pole liialdus öelda, et see saab olema murranguline areng. Mõlemad pooled on reageerinud droonisõja kasvavale mõjule, investeerides droonivastastesse meetmetesse, nagu võrgud, traadist puuride ja muud tüüpi kaitsevahendid. Oleme näinud, kuidas Venemaa on kasutusele võtnud improviseeritud siil- ja kilpkonntankid, mille šassiile on joodetud suured ogade komplektid. Ka Ukraina kohalikud kaitsetööstusettevõtted on välja töötanud lisasoomuse, kaitsepuurid riigi tankidele, lahingumasinatele ja soomustransportööridele. Kõik need kaitsevahendid on loodud selleks, et vähendada otseste droonitabamuste ohtu. Need keskenduvad ainult ohule, mida kujutavad endast tavalised laengud või kamikaatsedroonid, mis peavad sihtmärgiga kokku põrkama, et seda kahjustada või hävitada. Idee on lihtne. Kui sa suudad sundida drooni plahvatama sõiduki põhikorpusest kaugemal, siis ei ole see nii tõhus. Kui sa saadaksid välja EFP-dega varustatud droonid, siis muutub olukord täielikult. Kuna need droonid ei pea oma sihtmärkide hävitamiseks lähedale minema, võivad nad hõljuda nende kohal kümnete jalgade kaugusel, puuride ja ogade eest eemal, enne kui nad nende kaitsetest läbi tungivad. Kui Ukraina suudaks selliseid droone massiliselt toota ja kasutusele võtta, suudaks ta tõhusalt neutraliseerida suure osa Venemaa droonikaitsest, mis võiks viia veelgi suuremate tankide ja muu varustuse kaotusteni, mille pärast Kremlil oleks põhjust muretseda, lisaks juba tuhandetele hävitatud sõidukitele. Siiski on ka paar puudust. Kõige olulisem on see, et sellised lõhkepead nõuavad tavaliselt kõrgemat operaatori oskustaset. Tavalise drooni puhul saavad operaatorid lihtsalt keskenduda sihtmärkide leidmisele ja otse neile otsa lendamisele. Mõnikord peavad nad sihtima konkreetseid nõrku kohti tankidel ja sõidukitel või satelliitantennidele vaenlase õhutõrjesüsteemidel, mis võib olla keeruline, kuid paljudel Ukraina droonimeeskondadel on nüüdseks aastatepikkune kogemus nende süsteemidega töötamisel, nii et nad on muutunud nendega väga osavaks. EFP-droonid nõuavad aga hoopis teistsugust lähenemist. Operaatorid ei pea mitte ainult oma sihtmärke leidma ja neile lähedale jõudma ilma, et neid teel alla lastaks, vaid nad peavad võtma ka täiusliku positsiooni, just õige kauguse oma sihtmärkidest, enne kui nad lõhkeaine täpselt õigel hetkel plahvatama panevad, et tekitada maksimaalset kahju. See ei ole lihtne. See on veelgi keerulisem, kui tegemist on väiksemate sihtmärkidega, näiteks inimestega. Ukraina on varem proovinud kasutada FPV-droone, millele on paigaldatud Claymore-tüüpi lõhkepead, et hävitada Vene vägesid. Kuid operaatorid leidsid, et nendega oli üsna raske töötada, sest nad pidid mitte ainult lõhkelaengud õiges kauguses sihtmärgist plahvatama panema, vaid ka õige nurga all. Kui nad eksisid vaid mõne kraadi võrra, võisid nad oma vaenlastest täiesti mööda panna. Seega, isegi kui Ukraina alustaks üleminekut EFP-droonidele, võiks see olla üsna aeglane protsess, kuna droonioperaatorid peaksid õppima, kuidas neid arenenumaid süsteeme kõige paremini kasutada. Aga mis siis, kui neil oleks natuke lisatuge tehisintellekti näol? See muudaks kõike. Muide, kui selline analüüs siin huvitab, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me selgitame kõike niimoodi iga kord. 2018. aastal tegi YouTuber nimega Michael Reeves lõbusa video, kus ta ehitas droonide parve, mis suutsid sihtmärkide nägudele keskenduda. Ta saavutas selle, ühendades näotuvastustarkvara lihtsate tehisintellekti autopiloodisüsteemidega ning nii lõi ta taskukohased autonoomsed ründedroonid, mis lendasid inimestele pähe. Muidugi, need droonid ei olnud varustatud lõhkeainetega, aga mis siis, kui oleksid olnud? Nüüd, aastal 2026, on Venemaa-Ukraina sõda peaaegu jõudnud droonide ülekülluse faasi. FPV-droonide parved täidavad iga päev rindetaeva, jahtides ja hävitades kõiki vaenlasi või vaenlase objekte, mida nad leiavad. Paljud Ukraina poolel lendavad droonid on varustatud vähemalt mingisuguse tehisintellekti tehnoloogiaga. Kodumaiste kaitsetööstusettevõtete nagu Fourth Law ja rahvusvaheliste ettevõtete nagu Orterion poolt toodetakse täiustatud lisamooduleid. See võib tõhusalt muuta iga väikese ja lihtsa ründedrooni palju targemaks, tehisintellektiga juhitud laskemoonaks, millel on võime tuvastada, lukustada ja jälitada sihtmärke halastamatu täpsuse ja tõhususega. Üldiselt on Ukraina kasutanud seda uuenduslikku uut tehnoloogiat peamiselt selleks, et muuta oma droonid tõhusamaks vaenlase elektroonilise sõjapidamise ehk EW-tehnoloogiate vastu. Venemaa kasutab regulaarselt elektroonilise sõjapidamise süsteeme, nagu segajad, et häirida droonide sidepidamist, katkestades ühenduse drooni ja selle operaatori vahel, mis sageli viib selleni, et droon lihtsalt keerleb taevast alla ja kukub ohutult lähimasse põllule, selle asemel, et edukalt sihtmärki tabada.
Mõned tootjad väidavad nüüd, et tehisintellektiga varustatud FPV-droonid on 2 korda tõhusamad kui käsitsi juhitavad mudelid, saavutades kuni 80% tabamismäära võrreldes tavapäraste alternatiivide, umbes 40%-ga. Need ei ole ka eriti kallid. Ukraina suudab toota lihtsaid FPV-droone ja varustada neid põhiliste tehisintellekti autonoomi moodulitega vähem kui $500 eest tüki kohta. Mõned tehisintellektil põhinevad sihtimissüsteemid on isegi odavamad, makstes vaid $100. Nende teine eelis on kasutuslihtsus. Kui sinu drooni sees on tehisintellekti aju, mis suudab vähemalt osa vaenlase sihtmärkide leidmise ja ründamise tööst ise ära teha, muudab see inimoperaatori elu palju lihtsamaks. Tõepoolest, kui need süsteemid töötavad hästi ega ole segatud või häiritud, on neid üllatavalt lihtne kasutada. Isegi oskamatud piloodid saavad neid kasutada mitme sihtmärgi kiireks tabamiseks, juhtides oma drooni õigesse piirkonda ja lastes tehisintellektil töö lõpule viia. See ongi kõige olulisem osa, kui räägime niinimetatud tapjarobotitest. Selleks, et need oleksid tõhusad, peavad need olema lihtsad kasutada. Tehisintellekt võib seda võimaldada. Õigete moodulite, õigete ajude ja õigete autonoomsete tehnoloogiatega võivad need droonid tuua kaasa täiesti uue taseme droonisõjas, kus vanad, väljakujunenud reeglid enam ei kehti. Traditsioonilisi FPV-sid, mis toetuvad otsesele kokkupõrkele vaenlastega, saab vältida ja neile vastu astuda. Vene sõdurid on õppinud, et nad võivad vahetult enne kokkupõrget nendele droonidele midagi visata ja panna need kaugemal plahvatama, andes endale näiteks parema võimaluse ellu jääda. Nad võivad kasutada kõike, mis ümbruses leidub. Maas olevaid kive, käes olevaid vintpüsse või isegi peas olevaid kiivreid. Nad võivad samuti tulistada FPV-droonide pihta, kui need lähenema hakkavad, kasutades selleks jahipüsse ja sarnaseid relvi, et vaenlase droonid peatada. Ja kuna need droonid peavad lähedale tulema, ei ole väljaõppinud sõduritel sugugi keeruline neid edukalt õhust alla tulistada. Isegi kui neid juhivad tehisintellektil põhinevad piloodid, on neil droonidel alati takistused ees, mis muudab sihtmärkide tabamise raskemaks. EFP-droonid, mida juhivad täiustatud tehisintellekti süsteemid, ei seisa silmitsi selliste riskidega. Nad suudavad lasta lõhkemoona otse ja täpselt vaenlase sõdurite pihta, ilma et peaksid isegi piisavalt lähedale minema, et muretseda haavli püssilaskude või teiste mürskude pärast. Need droonid on surmavamad, targemad ja palju raskemini välditavad ja iga Vene sõdur, kes kohtab üht neist tapjarobotitest, tõenäoliselt pöörab kannalt ja põgeneb oma elu eest, selle asemel, et proovida sellega võidelda. Pikas perspektiivis võib see olla just see, mida Ukraina vajab, et oma eeliseid ära kasutada ja järgmised eesmärgid saavutada. Üks neist eesmärkidest, ilmselt hetkel kõige olulisem, on Vene vägede hävitamine suuremas ulatuses kui kunagi varem. Major Robert Magyar-Brovdi, üks silmapaistvamaid tegelasi Ukraina mehitamata süsteemide vägedes, on korduvalt rõhutanud vajadust suurendada riigi hävitatud vaenlaste arvu. Tema koos paljude oma kaasülematega loodab jõuda olukorrani, kus Ukraina kõrvaldab venelasi palju kiiremini, kui neid suudetakse värvata. Nad on juba selle eesmärgi saavutamisele jõudsalt lähemale liikumas. 2026 aasta esimestel kuudel näitavad statistilised andmed, et Venemaa kaotuste määr on ületanud nende värbamise määra. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski ütles hiljuti ajakirjanikele. Iga päev kaotab Vene armee vähemalt 1000 sõjaväelast, kes saavad surma või haavata. Alates 2026 aasta algusest on vaenlase kogukaotused juba ületanud 141 500 isikut, kellest enam kui 83 000 on pöördumatud kaotused. Ukraina väed kõrvaldavad järjepidevalt iga kuu 30 000 või enam Vene sõjaväelast. Aga nad ei taha sellega piirduda. Nende eesmärgiks on oluliselt kõrgemad sihid, 40 või isegi 50 000 ideaalis, 2026 aasta lõpuks, ning nad kohandavad aktiivselt oma taktikat selle saavutamiseks, otsides samal ajal võimsamaid kaitsevahendeid ja innovaatilisemaid, mõjusamaid relvi oma tegevuse toetamiseks. Tapjarobotid võivad selles püüdluses mängida olulist rolli ning Vene ametnikud väljendavad juba tõsist muret nende uute süsteemide hirmu äratava potentsiaali pärast. Näiteks Vene Telegrami kanal Ruspanorama jagas hiljuti videot, kus näib, et EFP-droon kõrvaldab Kremlile alluva sõduri ning lisas sellele pealkirja. Vaenlane on hakanud kasutama täiustatud taktikalisi droone lahingu tehisintellektiga. On märke näo järgi sihtimisest ja vastavast soojussignatuurist, mis on droonide aiu laaditud. Taas on oluline lisada, et ükski neist väidetest pole ametlik. Ukraina pole kumbagi pidi midagi kinnitanud. Ukraina kaitsejõud pole andnud selget avaldust, mis selgitaks, milleks need droonid võimelised on või ei ole, ega ka seda, kas neid toodetakse masstoodanguna. Me ei tea, kas nad kasutavad AI-põhist juhtimist või juhitakse neid käsitsi. Samuti ei tea me, milline on nende tabamismäär või üldine tõhusus. Me ei saa isegi täiesti kindlad olla, et need on programmeeritud sihtima näkku või pähe, sest meil on hetkel ainult üks tõend, see viiruslik video, millele viidata. Aga sellest videost piisab juba enam kui küll, et Moskvas häirekellad tööle panna. On tõenäoline, et venelased töötavad juba kõvasti selle hirmutava uue tehnoloogia võimalike vastumeetmete kallal.
Nad võivad näiteks kaaluda sõdurite varustamist maskidega, et nende nägusid varjata, mis võiks aidata neutraliseerida igasuguse näotuvastuse või muu tuvastussüsteemi, mida droonid võivad kasutada. Sõdureid võidakse hakata ka õpetama katma oma nägu või pead kätega, kui droonid on pea kohal, või tõmbuma kerra, et muuta end vaenlastele vähem nähtavaks ja silmatorkavaks sihtmärgiks. Kuid kuni me ei tea droonide ja nende täielike võimete kohta rohkem, on Venemaal vähe lootust neid tõrjuda. Ja kuna Ukraina kodumaine kaitsetööstus areneb pidevalt, pole võimalik öelda, kui suurt rolli need parvena tegutsevad robotid võivad tulevikus mängida. Tõepoolest, võtmeisikud on juba jaganud oma ambitsioone toota ainuüksi 2026 aastal umbes 7 miljonit FPV drooni. Nii suure tootmisvõimsuse juures ei kuluks riigil tingimata kaua, et toota tohutul hulgal neid droone ja põhjustada Vene vägedele enneolematuid kaotusi. Aastakümneid on ulmekirjanikud ja filmirežissöörid kujutlenud maailmu, kus tapjarobotid suudavad skaneerida inimeste nägusid, eristada tsiviilisikuid sõduritest ja hävitada oma vaenlasi halastamatult kiiremini, kui nood jõuavad silmagi pilgutada. Ukrainas saavad need lood reaalsuseks. Ja kui tapjarobotid täielikult valla päästetakse, ei jää venelastel enam kusagile peitu pugeda. See on vaid üks näide paljudest põnevatest sõjalistest uuendustest, mis on viimastel nädalatel Ukrainast tulnud. Saad vaadata seda videot, et tutvuda teisega, kodumaise juhitava pommiga, mis on loodud lööma sügavale vaenlase tagalasse ületamatu täpsusega. Või vaata seda videot, et näha, kuidas silmus aeglaselt, kuid kindlalt tõmbub koomale Venemaa presidendi Vladimir Putini ümber, kui 10 riigid valmistuvad teda ja tema Kremli käsilasi trellide taha saatma. Kui soovid rohkem värskeid uudiseid, põhjalikke analüüse ja üksikasjalikke ülevaateid Venemaa-Ukraina sõja viimastest arengutest, siis kindlasti telli The Military Show juba täna. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!